Eno Raud, Sipsik. Mart, Anu ja Sipsik. Mart ja Anu on vend ja õde. Ühel päeval läks Mart vanaema juurde ja ütles: Anul on varsti sünnipäev. Jah, vastas vanaema. Anu saab varsti 5-aastaseks. Ma tahan talle sünnipäevaks midagi teha, ütles Mart. Ma tahan talle ilusa nuku teha. Tee siis nukk, ütles vanaema. Aga ma tahan kohe päris nuku teha, ütles Mart. Mitte mingisuguse paberist. Vanaema oli nõus Mardile näitama, kuidas päris nukke tehakse. Ta tõi kapist riidetükke ja vatti ja võttis lauasahtlist oma käsitöö karbi välja. Seal olid vanaemal käärid ja niidirullid ja lõngakerad ja nõelatopsik ja sõrmkübar ka veel. Siis õpetas vanaema Mardile päris nukkude tegemist. Nukk tuleb riidest välja lõigata ja siis kokku õmmelda ja täis toppida, ütles vanaema. Ja kui kõik valmis on, siis värvitakse nägu pähe ja pannakse lõngast juuksed. Nii hakkaski Mart Anule sünnipäevaks nukku tegema. Esimesel päeval tegi keha. Teisel päeval tegi pea. Kolmandal päeval tegi 2 kätt. Neljandal päeval tegi 2 jalga. Aga kõik see oli väga raske ja mitu korda läks nõel sõrme ja see oli väga valus. Nii, et Mart ükskord isegi nuttis. Aga siis mõtles ta, et Anul on hea meel, kui sünnipäevaks nuku saab. Ja siis õmbles ta pea kehale külge ja siis veel käed ja jalad. Viimaks oli nukk valmis. Aga see ei olnud ilus nukk. Pole viga, ütles vanaema Mardile. Peaasi, et see on sinu enda tehtud. Aga Mart oli ikkagi kurb. Ta võttis nuku ja läks teise tuppa. See polegi kellegi õige nukk, ütles ta. On mingisugune Sipsik. Aga korraga ütles peenike hääl. Ära nuta midagi, ma pole küll eriti ilus, aga see-eest pole mul jälle muidu viga. Mart ei saanud äkki arugi, kust see peenike hääl tuleb. Aga viimaks ta taipas, et see oli ju tema enda tehtud nukk, kes niiviisi rääkis. Kuidas? Imestas Mart. Kas sa siis oskad rääkida ka? Oskan küll, ütles nukk. Mis su nimi on, küsis Mart. Sipsik, ütles nukk. Sa ise panid mulle selle nime. Aga kuidas sa rääkida oskad? Imestas Mart jälle. Sa tahtsid nii kangesti Anule head meelt teha ja tegid mind nii suure armastusega, et ma hakkasingi elama, ütles Sipsik. Eks ole tore, et ma elama hakkasin?
on küll tore, hüüdis Mart. Nüüd on Anul sinu üle kindlasti väga hea meel. Ja siis jõudis